on lõpuks kätte jõudnud see päev, kui me lähme Wörterseele. Aga miks me lähme Wörterseele? Ma ei tea, mina olen tahtnud minna 4 aastat juba, olen sõpradele käinud pinda, et lähme, sõidame vanade Audidega kuskil Saksmannide maal või seal mingid kurud asjad, et lähme, lihtsalt sõidame. Ja ei ole siiamaani reisukaaslaseid leidnud ja siis Petroleet siis kuskil Discordi vestluses tuli aruteluks, et kuuled, et mingi siuke asi toimub, et mis asi see on seal, et see on nüüd Wörtersee või nagu see mingi Kettenitreffen või mis asi, siis hästi palju erinevaid üritusi on, mis seda nime kasutavad, siis mitte midagi ei saanud vahepeal aru ja siis ostsin piletid ja mõtlesin, et let's go. Enam nii oligi, jah. Let's go, jah. Teate, et meie, mis me olime viimati 2016 äkki või, käisime seal. Ja mina käisin ise juhuslikult nagu perega, reisisime tagasi Itaaliast, siis me peatusime seal selles Villachi, isegi mitte Villachi, vaid see, mis see seal järve otsas see linn on, et sealt tankisime selles põhitankas ja siis tuli ikkagi nagu see soe tunne oli nii tugev seal sees. Ja siis vaatasime, et XS Scarnet. Tavai, tuli kolvile ja let's go. Kuskilt sotsiaalmeediast tuli see XS Scarnet minu arust ette. Mina olen nüüd Saksa YouTuberit, mitte nüüd teda jälginud, aga YouTube on teda soovitanud, kes ehitab igast mingid lollakad autosid. Ja siis nad rääkisid sellest 24 aasta või 23 aasta Wordist peale siis Covidit, kui prooviti uuesti. Ja siis, kui see politsei seal nagu full crackdowni tegi, et siis ma mõtlesin, et nüüd ongi selle üritusega kõik. Ja aga nüüd, kui see XS hakkas kuskilt moka otsas seda vaikselt reklaamima, et me tegelikult teeme. Ja teeme autoshow. Teeme nagu ametlikult, et ei tee lihtsalt mingit parkla läbu, vaid teeme nagu show. Et see tähendas seda, et me peame seal ilmselt kohal olema. Ja. Aga meie minek ei saanud ju minna selles mõttes lihtsalt, et me ikkagi leidsime endale toredad toetajad, sõbrad, kes aitasid meid sellel teekonnal kaasa ja ise valmistasime ka oma autosid ette, et kes rohkem, kes vähem. Kes üldse ei valmistanud. ma panin kõige rohkem, nägin vaeva. Ma rääksin endast. Okei, sorry. Kuigi, võib-olla mitte. Aga alustades alguses, siis mina läksin kõigepealt oma kulunud ja katkiseid autokilesid vahetama. Algasid esimesed tööd Challengeriga, mis on vaja Wörterseeks ära teha ja esimeseks asjaks tulin ma Räppkurusse, et Allan vahetab ära siis mustad kilepinnad, kuna eelmise aasta Poola ultraisti reisist said need keemiakahjustusest, siis päike põletas talle keemia sisse ja siis on jälle peal. Et vahetab need ära, et siis on jälle vätke ja ilus. Nii et asume tööle. Nii, kile on maas, võtsin ilusti koos lakiga maha. Jälleks seda lakki ikka maha. Ja kes pole näinud, siis selline on auto päris värv. Ja seda kapotti ma ei näita. Ja nüüd puhastada ja uus peale. Okei, ma näitan ikka kapotiga. See on tegelikult ainult kruntvärvi all kapott, nii et kui te näete, et siin on värv maas, siis nii see olema kindlasti ei peaks. Aga teate, ma ütlen teile, ma ei aja enda auto taga perfektsionismi, nii et ma ei viitsi tegeleda selle värvimisega, sest siis pead sa 6 aega ootama, et siis saaks kile peale panna. Ei ole seda aega ega viitsimist. Muide, Allan seal taga auto taga peidus paneb autodele ka värvilist PPF-i peale. See on päris äge. Et sa saad panna kaitsekile, aga sellega ka auto värvi muuta.
nii et tasub uurida. Kuna juhtus niimoodi, et eelmine aasta, kui ma Poolas käisin, tähendab, ma olen neid mustasid osasid oma autol vahetanud juba iga aasta. Ja eelmine aasta, kui ma neid vahetasin, käisime me Poolas ja ma kasutasin seal enda kaasa võetud keemiat, üks konkreetne keemiatoode tegi või jättis mu auto siis nendele mustadele mattosadele niisugused keemia põletuseljed. Ja kuna ma uuesti läksin reisile, mõtlesin, okei, ja uus suvi ka, et vahetan siis need kiled ära, et värske autoga uuesti nagu kuskile reisida või suve vastu võtta. Aga ma panen siia vahele huvitava lõigu, et see kõik juhtus jälle, need triibud. Ja mismoodi ma neid välja sain, saate ka kohe vaadata. No nii, täna on see päev, kus mina hakkan oma autot ette valmistama Wörtherise tripiks. Ja täna hakkan nüüd pesu ja töötlust ja asjadega ette valmistama, et see saaks bueno. Panin uue kile, mustad osad panin uue kile ja jälle tulid mul need jääkide jäljed ja ma sain isegi teada, millest see tuli. See tuli ühest konkreetsest tootest, korralikud jäägid on ja siis see sama Piurest soovitas mul õrnalt poleerida seda maha. Mulle tundus alguses super naljakas nagu matti pinda poleerida, aga vaadaks seda. Ma ise ka imestasin, et see tõesti toimib selles mõttes, seda ei saa perfektseks, aga see on palju paremaks. Nii, ma näitan ka, kuidas ma seda teen. Ma siin tegelikult osa esimese kigi tegin juba ära, aga siin on näha aina. Nii, ma kasutan Jolly S20. Seda natuke siia. Laiali veits ja. Nii. Ja siis niimoodi vaikselt ringijate liigutustega. Jõudu ei kasuta. Ja puhastan pinna ära G-Technicu Panel Wipe'iga. It's ka. Või oleks olnudki. Tuletan meelde, see oli selline. Aine. Nüüd on selline. Kell on 12:30 öösel, nagu te mu näost näete. Eile öösel ma sain 4 tundi magada, sest me tegime mu autole neid kleepse. Et mu head sõbrad aitasid mind, Igor, Katriin ja Allan. Sõbrad tulid appi. Meil on vaja seda lahti lõigata. Oi. Jah, kõik tegin nii. Siis me võime siin selle lauale lõigata. Mis kell on? 2. Kell on 2. Igor hakkab karpi liimima, meie Katuga klebime külje neid piverisid ja Allan lihtsalt tuttu. Õige Picasso meil siin. Yes, Picasso. I like. Need kleepsud ära panna, Allan joonistas rehvide peale tekste ja ma sain vist ise magama eile kell 5. Ja siis täna me käisime ühel pulmapeol ja nüüd, kuna mul on homme töö, ma tulen koju tagasi, aga ühtlasi mul on ka vaja veel natuke enda autoga teha enne reisi. Ja mul on vaja teha autole töötlus ära, sest homme või siit edasi ta läheb CSG-sse, kus nad vaatavad üle mu kapoti, sest et see on natuke valesti, ühesõnaga nad aitavad paika panna. Aga töötlusega seoses, kui ma olen tavaliselt kilepinnal kasutanud G-Technicu Halo,
ja ma olen kasutanud vanemaid versioone, mis on 1-aastased ja väidetavalt on neil nüüd 2-aastane olemas. Ma ei ole seda proovinud, aga Halo tavaliselt on nagu kilepindade jaoks hea. Aga Nice.ee müüb Carbon Collective'it ja Nice'ist Märt soovitas mulle sellist asja kilepindadele, mis peaks olema ka väga hea. Nii et ma proovin selle nüüd järele siin täna pühapäeva öösel. Väga väsinud, aga ma saan hakkama. Et üldiselt kile peale ei ole väga raske paigaldada. Aga paneme peale ja vaatame, kui hästi see toimib. Kell on 3 ja tüütlus on lõpuks peal. Mul on siuke nagu ma oleks mingi viimane jõudik. Ausalt ei ole. Lihtsalt ma ei ole mitu ööd magadusen. Vähemalt see on tehtud. Done. Ja no muidugi järgmisena aitas meid selline tore ettevõte nagu Saue Rauakaubad, kus on siis üks müügimees nimega Taavi ja tervitused talle muidugi. Et tema on meeletu suur Volkswagenite fänn ja üleüldine automees, nii et tema teab täpselt, mida on vaja kaasa võtta ühele korralikule tripile ja sealjuures ka meie toredad särgid. No nii, oleme oma Wörterse ettevalmistustega jõudnud Saue Rauakaupadesse. Ja mulle tundus, et see on õige koht, sest mul on USA raud ja neil on rauakaubad ja kui sa neid tähti natuke liigutad, siis on nagu USA rauakaubad. Äkki saame abi, vaatame. Hello! Tšau, Janne. Kuule, kas siit saab USA rauakaupa? No, rauakaubad küll on, aga ma ei tea, kas ta päris USA on. Kuule, aga räägid, sul pidid hästi teadma, et mida oleks hea reisile kaasa võtta autotripile, et me oleme sinuga käinud küll, et nüüd kogemusi on natuke, sa oled mõned reisile ka käinud, et mis need hädavajalikud asjad oleksid? Ai, mul mingid asju ikka, no eelmisest aastast ju, mäletad ikka, lähen vaatan. What the fuck? Kuidas oleme selle korrusele? Eelmisest aastast, nagu mäletad, kindlasti ju kõiksugused padrunid, tööristakomplekt, ideaalne asi ju tegelikult, mis võiks kaasas olla, mis ka meil kaasas oli. Ja noh, kunagi ei tea, mis võib katki minna ja siin on kõiksugused erinevad padrunid, jutud, kõik on olemas. See on küll hea asi, jah? See on väga hea asi. 23 on või? Hea küsimus. Ma arvan, et peaks ikka olema. 22 ei ole? Ei olegi. Miks ma seda küsin on sellepärast, et hiljuti meil endal juhtus situatsioon, kus ma ühte Chargerit garaažis, no ühesõnaga, pidin rattaid vahetama sellel ja tal oli 23 Bolt. Nii et Saue Rauakaubad, tulin siia, põmm kohe olemas. Väga veider mõõta, aga näed, mõnikord on nii. Täpselt nii, aga jah, padrunitest on ju kõik olemas. Padruni võti 21, 19, 17. Enamalt on siin kõik olemas 23, muidugi Janne ostis ära, aga 3 tuleb juurde. Nii. Me ei kati seda tegelikult ära. See nii jääbki. Ega me mingit ilusaadet siin ei tee. Kusjuures need on kõik asjad, mis ma võtan ka selle Poola reisi. Kui on auk, mida näed kohe, on rehvi paranduskomplekt ideaalne asi sinna. Palju see jaksab tõsta? See on selline hobikasutus, ehk siis see on 2-tonnine. Aha, päris palju isegi. Aga see on selline hea pisike, mida saab pagassi kaasa visata. Ja... Tõesti, sellega küll naabreid hirmutama ei saa minna jalutama sellega, nagu see ei tee üldse häält. Nii vaikne. Nipukad, kule. Nendega on alati lugusid rääkida. Eelmisest aastast ju saime teada, miks on täpselt nipukaid vaja. Miks meil oli nipukad vaja? Meil oli vaja sellepärast, et sinu autol läks ju logar katki. Ja. Siis oli vaja kiirtee ääres hakata remontima seda.
Õnneks sai nipukatega kõik ilusti lahendatud, et saab kasutada igal juhul neid. Suured. Aga mitte 8 meetrit. Muide, neid saab ka roosat. Aga siin praegu ei ole. Ma lihtsalt on info olemas, et on olemas. On erinevaid värve. Elektrikud kasutavad erinevaid värve, et ära markeerida. Erinevaid juhtmeid. Okay. Kuule, aga miks teil neid mingid kruvisid jääb? Toome ju maale kõiki kruve, polte, seibe ja Euroopast, põhiliselt Hispaaniast, Saksamaalt, Tšehhist, Poolast. Et on suur kogus meil koha peal olemas, saab ka tellida alati, kui midagi jääb puudu. Ja... Kui ma eksin, siis neil just mingi nädal aega tagasi oli teil ju juhtum, kus see oli Bolt või? See oli üks Bolt, mida ei olnud Eestis kuskil saada. Ja üks klient helistas, küsis, kuulge, kas on olemas? Mitte kuskil üheski poes Eestis ei ole. Ja oli olemas, klient tuli Pärnust, sõitis siia. Ühe Bolti pärast? Ühe Bolti pärast. Väga crazy, aga no võt, on siuksed pood olemas, kes on küll pisikesed, aga neil võib olla valikus nagu mingi täielik, mingi haruldane asi. Mulle tundub, et see on üks nendest poodidest, sest et esiteks siin tundub, nagu see kaubavalik on ülilai, samal ajal pood ei ole nagu hiigel suur, aga tegelikult kõik on, ma ei saa aru. Tundub nagu kummaline, jah. Kuule, me saame isegi Võrtil kalale minna. Võrtil see järv ju teada poolest seal on, kuhu me lähme, et viskame õnged ette. Õnged vette ja landid ka samamoodi kaasa, et saaks kala kätte ka. Autotooteid on siin erinevad, jah. Põhiasi, kui sa lähed õli, reiku, kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Erinevad puhastusained, väljapesud, pigieemaldajad. Nii, Bolti valik on meil suur. Alustades kõige väiksemast, M2 Bolt, silinder peaga, selline pisike värk. Paista väljagi ju. Näeda, näesta. See on nagu nõel. Ja siis lõpetades sellisega M80 korda 800. Proovi, kuidas see mutter siin peale keetud, päris ma ei näe. No nii, suured Boltid ja väiksed Boltid vaadatud, nõuanded käes, et mida ikkagi pikale autoreisile tasuks kaasa võtta ja saime teada, mis see Saue rauakaubad endast kujutab, et ei ole tegemist ainult rauakaupade müügiga, et siin tegelikult on kõik saabastest, jopedest kuni tööriistadeni välja ja rääkimata nende põhiasjast on ikkagi need Boltid mutrid igasugused, et tasub silma peal hoida ja aitäh sulle, Taavi, et sa seda kõike meile näitasid ja selgitasid ja nõu andsid. Ja palun, ja täpselt nii. Ja vaatajatele on meil ka sooduskood. E-poes on päris suur valik erinevaid kinnitusvahendeid olemas ja ka tööriistu, tööriideid. Kasutades sooduskoodi Petrolheads saate siis -10% järgmiselt ostult. Kuule, see on küll lahe. Aga thanks sulle. Meie lähme sinuga näeme juba Ultressi reisile. Muidugi, täpselt. Lähme meie vaatame edasi, mis meie autos saab. Nendele asjadele, mis Taavi soovitus, tuleme paar päeva hiljem tagasi, sest me tegelikult filmime alles mai alguses. Okei, bye! Bye! No ettevalmistusi erinevaid, eks. Mina siis, ütleme, nii-öelda liisinguauto omanikuna. Mis ma siis tegin? Helistasin Forssi. Ja siis vahetasin... Suur trip tulemas ikkagi. Ja, ikkagi suur ettevõtlus vaja teha. Ja siis seal nipet-näpet midagi sai tehtud, aga Fors aitas sellest välja jälle. Meil on sellel reisul siis väga huvitavalt hästi jagunenud. Et meil on nagu, ütleme, ma nüüd ise ennast siis natukene esile tõstes, et on nagu uuem auto, Golf on 20 aasta oma, 5 aastat vana. Siis on Janne Tšaljo, mis on natukene noorem ja on nagu ameeriklane täitsa teistmoodi lähenemine autole. Ja siis on vana Audi, eks. Et ettevalmistus, nagu te olete aru saanud, on nagu väga erinevast skaalast. Et näiteks, kuidas siis minul see asi välja nägi. Et auto ütles, et on vaja ülevaatust. Et mitte nagu tehnilist ülevaatust, vaid lihtsalt mingi service siukene värk. Siis helistasin Forssi. Kuna Volksud on mul alati kõik, mis mul on olnud, ma olen alati Forssis käinud. Ja siis helistasin, panime aja. Ja siis tehti õlivahetused, filtrid, jutud, kõik see mingi tavaline asi, nagu ikka peab tegema. Ja oli ka piduri õlivahetus. Ja see on väga hea, et siis paneme mingid teised piduri klotsid ja asjad ka äkki.
ja siis selgus, et mul olidki esimesed klotsid olid jumala õhtal ja kettad olid ka juba nii palju koos kulunud, et mõistlik uued panna. Läksid mingid Zimmermanni kettad ja siis panime Ferodo DS Performance esimesed klotsid alla, sest selle autoga ma olen rinkal ka käinud proovimas paar ringi lihtsalt, et kas ta teeb seda, mida mulle tundub, et ta teeb. Ja siis pidur läks ikka ülikiiresti pehmeks, aga isegi niimoodi natukene niimoodi entusiastlikumalt sõites kuskil, ma ei tea, Lahemaal ja muude niisugeste kihvtide teede peal. Et ka siis tegelikult see pidur läheb suhteliselt kiirelt pehmeks, auto on tegelikult raske. Et proovime siis selle parema klotsiga ja vedelik sai ka pandud mingi racing algetega. See Motuli 660 või midagi sarnast, mingi Dexteri toode oli, aga suht sama. Ja siis see oligi kõik, mis ma siis tegin selle autoga. Ehk siis niisuguse uuema auto nagu omamise võlud, et on ka nagu kiire ja minu arvates ka päris äge auto. Välja võib-olla nii ei paista, aga sisu on see, mis loeb. Ja siis me tegime veel kleepsud paneme peale, kleepsud peavad olema. Oma toetajaid tuleb meeles pidada, nende jälle oleme äärmiselt tänulikud, et me saame igast loilustega tegeleda. Ja siis vesin ja kraamisin ja siis nii oligi. Et see oli kogu minu ettevalmistus, et kui mõnel mehel valmistas nii hästi ette, et ei saanudki valmis. Et siis minul võt niipidi. Et nii ta siis ongi nagu nii-öelda jutumärkides uue auto omamise rõõm. Et mõnel mehel nagu natuke teisiti või? No pisut tegu on ka ikkagi 35+ aastat vana autoga juba ja nagu siin sai räägitud, et ammu on tahetud minna ja siis lõpuks oli nüüd, tegelikult oli ju aega sellest hetkest, kui me nüüd otsustasime, et okei, me lähme, mina mõtlesin, et fine, ma jõuan ära teha väljed ja ma jõuan ära teha siis aju vahetuse, et sellel on omad põhjused, miks ma seda teen, arvestades tulevikku ja nii edasi. Ja siis tegelikult sai juba ammu räägitud raketibaasiga, et läheb auto sinna. Mis see läheb sinna üldse, mis auto? Audi 200, siis 89 aasta, 20 klappi, turbo 4 vedu, täisverd selline oma aja siis nii-öelda S, eks Eestile eelkäija. Ma korra siia vahele ütlen, et ma panen siia alla lingi, te saate vaadata meie Audide seda episoodi ka, et kui tahate teada, mis need Audi 200 asjad on. Sest täpselt niimoodi ongi, et sellele lihtsale küsimusele, mis ma küsisin, tuleb nii entusiastlik vastus, et me lihtsalt pidime tegema ühe eraldi Audi spetsiali. Ja see kandis pikki kilomeetreid reisil need jutud Audidest. See päästis nii mõnegi kehva tee. Poolas kuskil. Igava sirge lõigu. Aga vabandust, ma segasin siin. Ei ole hullu, kust ma jäin. Ühesõnaga oli vaja siis ajukirurgiat autol teha natukene ja nii ta siis raketibaasi läkski. No nii, nüüd olen ma siis jõudnud hoopis huvitavasse kohta, nagu klassikud räägivad ja selleks on siis raketibaas, kus lõpuks ka see ridaviis vanur saab endale ajukirurgiat natukene, ehk siis läheb siin Maxeku reissaju paigaldamiseks. Miks? Sellepärast, et siin on jagaja, siin on palju mingeid vaakumipellu, siin on väga palju nii-öelda analoogasju ja need võivad katki minna mine tea kuna. Mul on korra elus läinud jagaja täiesti suvalisel hetkel ja arvestades meie reisi, mis siis Austriasse plaanis on, siis tegelikult nagu see asi ei tahaks, et juhtuks. Ja tahtsin üllatada, aga näed, mehed tulid siin ise juba välja, nii et Hendrik on siin. Tšau. No tšau. Raketibaas teeb raketibaasi asju ja kuidas siis nüüd oli, siis tuli üks mees, ütles, kuule, ma tahan ühele vanurile panna mingi uue aju peale, et mis siis saab. Eks neid on, sa pole esimene. Seda küll, jah. Teilt just läks üks sarnane, küll vähe uuem, nii-öelda mootortüüp Aan läks siis välja Maxeku reissiga ja igast mõnusate asjadega. Et minul nii palju asju ei tule siia peale, tuleb hetkel ainult Maxeku paigaldus ja selle töös usaldan teile. Jah, ega ajupaigaldus tegelikult tihti arvatakse, et kui sa tahad kirgelt palju jõudu, et siis on vaja kuidagi hullult ühesõnaga. Et kui tahad natuke rohkem jõudu, siis peab väga palju midagi teistmoodi tegema, et tegelikult see päris nii ei ole. Eks muidugi, kui hakkad pushima, siis veel rohkem andureid ja veel rohkem infot on alati parem. Aga kokkuvõttes baas on enam sama.
kütuserõhuandurid, õlirõhuandurid, aga teeme ka safety'sid ja suures plaanis on tegelikult paigaldus väga sarnane, et sõltumata sellest, kas ta on natuke jõudu või natuke rohkem jõudu. No, pagasnikus siin meil see on ja ma pean ütlema ausalt endast seda, et tegelikult ma võtsin alles täna hommikul selle paki selles mõttes sealt pakkekilest lahti, et terve see aeg on see mul seisnud, ma ostsin selle juba mõnda aega tagasi. Aga väljas on tuul, lähme sisse vaatame, mis siis sellest edasi saab. Noh, mul on natukene asju on veel plaanis, et meil on 3B mootor, minu auto on siis, või noh, teil ei ole, mul on. Aga sellel on siis vända lugemine gramm teistmoodi, ehk siis selle jaoks mul on mõistlik siis ühe hooga juba tegelikult kas sidur vahetada. Miks? Tihti, kui paigaldad midagi, mis on näiteks siduri taga, siis kuna tahaks tulevikus niikuinii või rohkem jõuda ka teha ja ilmselt natukene rohkem saab ka selle hooga, saab ilmselt natuke rohkem jõuda ka kohe teha, siis on mõistlik panna kohe midagi tugevamat, et ei tekiks seda probleemi, et kui originaalile natuke peale keerad, et siis teadmata vanusega kulunud sidur libisema jätaks. Ja sel on omad siis põhjused, seal ei ole Ventpeli taga, minul ei ole flantsil sellist andurit ja selle saab sinna panna, õnneks. Üsna lihtne asi, nagu me siin veits guugeldanud oleme. See on tavaline vanemate autodele ajupaigaldusega, et sul on vaja Ventpeli asendi andurit, nukkpeli asendi andurit, et neid vanadel autodel ei ole, jagajaval autodel ei ole neid üldse tavaliselt. Et siis need on mõistlik paigaldada, siis saab korralikult juhtida igat silindrit eraldi. No võt, auto jääb nüüd siia, sidur ja mingid muud varuosad veel jõuavad, teie tellite ka kindlasti mingid asju, mida siin vaja on, nii et ega midagi, soovime Rakreti baasiinvestele edu ja mina tänan, et võtsite veel niimoodi vastu, ma tean, et kevad on juba selline, kus kõik asjad, tööd lähevad suuresti lahti ja graafik on täis, aga leidsime lahenduse ja äkki jõuame ka reisiks valmis, mine tea. Vaatame. Aga samal ajal, kui Roland seal raketibaasis oli, käisime minu autot, ma ei mäleta, mingi teise asja käigus see auto üles tõstetud ja mis ma nägin sealt? Auto rehvidel on traadid väljas. Sellega 4000 kilomeetrit ei sõida? Sellega ei sõitnud isegi, mul oli väga jama minna isegi linna, et nad olid tõesti väga viimase ääre peal. Aga meil on õnneks siuke hästi tore koostööpartner nimega Baltair, kust sai ülikiiresti uued rehvid kätte ja Roland aitas, kuna meil oli mul oli neid põhimõtteliselt samal päeval vaja, siis Roland tõi nad ise oma autokesega siia koju kätte ära, et sai ruttu ära vahetada. Muidu tegelikult, ega neil läheb ka see post päris ruttu, tuleb mingi ühe päevaga või? Tuleb kiiresti samamoodi, aga lihtsalt mina olin parasjagu niikuinii tulemas ja see stardiaeg oli natuke varem. Jõudsid umbes tund aega enne rehvivahetusaega kohale. Natukene asju juppas ka ikka. Täpselt parasjagu, ei ole kiiret kuhugi. Õigel ajal, iga asi õigel ajal. Ja Jannel olid ennem siis Kumho poolslikid põhimõtteliselt. Kumho PS91 või mis ta oli? No põhimõtteliselt nagu poolslikk, et... PS poolslikk oligi, jah. Just. Ja ülijäiga külgseinaga olid need, ehk siis väga konkreetsed rehvid igal pool kurvides nagu kohe tundsid, mida auto teeb. Aga miinuspooleks oli kindlasti see, et siis need külmana ei töötanud ega üldse. Üldse ei olnud pidamist, kogu aeg liputas saba kuskil kurvides. Yes. Aga need, mis Roland siis ära tõi sealt Baltairist, need on siis Nexen Fera Sport ja oluliselt pehmema külgseinaga. Ja tähendab see seda siis, et tõesti kiirtee kurvides, nendes järsemates Austria kiirtee kurvides annab tunda, et auto nagu vetrub või vajub nagu rohkem läbi, aga samas teisalt igal pool linnaliikluses saad foori tagant normaalselt minema ilma... Ei no üldse pidamist on rohkem, ta niimoodi ei nagu libise enam läbi. Ja sõidumugavus on oluliselt teine ikkagi. Aga mitte nagu nii entusiastliku sõidu siis ütleme, aga poolslikk ongi või mitte poolslikk, vaid ütleme, et aga nad on ikkagi UHP-d ka. Muidugi jah, selles mõttes on igati timm. Kiirusindeks on õige, seda sai natuke näpuotsaga proovida. Kiirtee peal võib.
Ühesõnaga mega suur aitäh Baltairile. Ma sain oma refid kätte põhiliselt ühe päevaga, kuigi jah, Roland tõi need kohale, aga ta võttis need seal peale. Juhtus niimoodi, millest me ei ole varem vist jõudnud rääkida, et mingi teise asja käigus mu auto tõstsime ülesse. Kui me üles tõstsime, siis ma avastasin, et on paremal tagumisel rattal traadid väljas. Ja see oli mulle tõesti üllatus, et ma ei olnud nagu kunagi vaadanud ja see oli just nagu siseservas rehvis. Ja no ma ei sõida kindlasti selliste ratastega kuhugi, on ju. Ja siis ma sain ülikiiresti oma rehvid kätte, et tõesti. Ja noh, minul tõi küll Roland kohale, sest ma tahtsin tegelikult minna Baltairisse Tartusse ise kohale ja vaadata, kus neil pesa on. Ma lähen sinna kindlasti. Aga kuna nende rehvidega ma ei saanud enam kuhugi sõita, siis ma pidin mingi kiire lahenduse leidma. Ja siis oligi, et Rolt sai kiiresti peale võtta rehvid. Ta just sõitis täna reedel Tüberdannasse, ei mäleta. Sõitis Tallinnasse ja tõi mul ära need. Nii et nüüd ma siin olen rehvivahetuse punktis ja kohe vahetan ära, et saaks ikkagi turvaliselt liigelda. Nii et see on hea tähelepanek kõikidele teistele ka või meelde tuletust pigem. Et kontrolliga ikka vahepeal. Mina ei tulnud ka selle peale, aga vaat nii juhtus. Nii et aitäh Marja autokommi poistele, kes nüüd koha vastu võtsid. Muide, nad sponsorid. Ma olen ise siin aastaid käinud, et teevad üli head tööd, et hästi hoolikalt ja hästi puhtalt alati vahetavad. Nüüd saan vähemalt turvalist edasi sõita. Noh, ja kuna selle 200-ga siis nagu selles mõttes lappama läksid, siis olid tegelikult ka juba, ma olen siin ühesõnaga pikalt valmistunud juba lihtsalt selle vana auto järele aitamiseks ja siis olid mul KV coiloverid ka tellitud. Ja no nendega oli ka niimoodi, et noh, kui jõuavad kohale, siis paigaldame, kui ei jõua, siis pole hullu midagi, et ega selle originaalpaadiga saab ka sõita, et paned peegli maha ja aga jah, kohale nad jõudsid natukene siis nendest ikkagi ka juttu. Nüüd on siis kohale jõudnud ka esimesed koilid esisillale siis KV suspension V1. Noh, entry level värk, aga lõpuks ometi saab 200 siis kõrgused paika, et koopad ei ole enam kodututele magamiseks. Minu auto puhul väga raske seda teha, sest et vana auto pole üldse custom lahendusi või noh, õigemini see ongi custom lahendus üsna kirves, aga loodetavasti ennast õigustab. Ehk siis tavaliste madaldusvedrudega ei saa midagi paika. Kõrgused jäävad nii väga erinevad, pluss vedrustuse geomeetria muutub nii palju ja ka nendega on tegelikult nii, et on vaja camberplate'e, aga need on muidugi olemas. Lasin ka teha. Estonia custom made, nii et Geo, aitäh sulle. Kas need alla jõuavad, kuna jõuavad? Like, share, subscribe, siis saame näha. Ja noh, samal ajal kui jälle Roland oma uusi coilovereid unpackis seal, siis mul oli jälle tegelikult mõnda aega olnud see esiotsas autol kolksu tulnud ja see läks aina intensiivsem. Mina kogu arvasin, et see tuleb tagant tegelikult. Mina kuulsin ees. Sa minna kõrvaarsti juurde. Ilmselt peab, jah. Ja sul on need esimesed kõrvad. Tagumised üldse ei tööd. See kere on ju ka suur, see kajab nagu laululava. Aga kuhu minna? Ameerika autoga loomulikult American Beauty'sse. Ja oleme oma ettevalmistustega jõudnud nüüd siia faasi, et Challengeril oleks vaja üle vaadata, et mida tehniliselt võiks ette valmistada enne selliseid suuri pikki kilomeetreid. Näiteks ma tean, et tal on vaja tagumised amordid ära vahetada ja mis oleks õigem koht sellisele autole, kuhu tulla selliseid asju vaatama või tegema? Loomulikult American Beauty, nii et tule koos minuga, lähme vaatama. Tule! Muide, siin on veel siuke asi ka, et kui sa tood oma auto remonti, siis sa saad siit võtta kas asendus- või rendiauto ja noh, mina olen näiteks kasutanud seda võimalust, et Mustangi proovida. No nii, ja oleme jõudnud sisse ja vastu võttis mind Karol. Tere, Karol! Tervist! Väga vahva, et mulle tundus, et kõige õigem koht oma autoga nüüd ettevalmistuseks tuua siia, et
mis üldse tähendab auto ettevalmistus või mida siin teie American Beauty's näiteks siis teostate, kui ongi täpselt see olukord, nagu minul on? No praeguse seisuga ma saan aru, et on Lääne-Euroopasse mineks, see tähendab ikkagi kiirteid, järsemaid pidurdamisi, kiirendamisi. No, see tähendab ikkagi, et ma arvan, number 1 on ikkagi vedelike kontroll, et ikkagi kõik, mis vaja oleks normis, puhtad, siis järgmisena kindlasti pidurid. Ehk siis ongi, et klotsi katted oleks piisavalt, ei oleks probleeme mingite leketega, sillakontroll ja noh, kindlasti ka kõik tuled, kõik, mis sinna juurde kuulub, et need asjad peaksid olema ikkagi nagu töötama heas korras, et ei oleks probleeme ikkagi pikkade otsuste peal, et ega kui me räägime ikkagi Dodge'ist ja Challengerist, siis auto ei ole küll keeruline, aga kes sa tahaks ikka kuskil tee peal sellega seista ja otsida mingeid väiksemaid teenindusi. Ja isegi kui sul on igasugused kaskod ja kindlustused peal, siis tegelikult see rikub terve reisi ära, kui sa pead hakkama mingi probleemiga tegelema seal kuskil keset kiirteed veel. Ja, aga selle koha pealt ongi, et Challenger on ju selles lihtne auto, vastupidav, kui need ikkagi põhisõlmed seal üle käia, võib-olla mõni üksik varuosa, mida näha, välja vahetada ja ma arvan, et ei ole mingit probleeme. No praegu tagumine ots koliseb, ma kuulen, et seal amordid lekivad, et ainult need on juba läbi. Jah, et amortide vahetus on sellel autol suht kerge töö ja noh, silla ehitus on tal natuke küll keeruline, et seal õõtsoobasi on palju ja need tasub ka kindlasti alati üle vaadata, et ei oleks seal ka võib-olla mingeid muresi, et sild oleks ikkagi paigas ilusti. Okei, aga selles mõttes, et teie poole võib ju pöörduda ükskõik kes oma peas, et lihtsalt Ameerika auto, et see on ju üks kriteerium, aga täpselt samamoodi te teostate siin igasuguseid igapäevaseid siukseid hooldusi kui suuremaid töid on ju? Ja muidugi, et põhimõtteliselt kõikide Ameerika autod, mis meil ikkagi siin liiguvad, nende varused on meil peaaegu kohe laos olemas või siis saab tõesti neid väga kiiresti, kui vaja on. Muide, selle varuosade kohta ma võin küll öelda, jah, meil on ju see vana buss remondis praegu käigukastiga mingi jama ja siit sai kohe varuosi, nagu kohe oli olemas kõik, et selles mõttes tasub nagu uurida. Ja varuosad ongi see, et peavad laos olema, et inimene saaks kohe abi. Endal on ka mõnus remontida, ikka auto tuleb sisse ja tead, et seal on midagi vahetada. Lukseb saab kohe selle jupi kätte ja paneb külge ja reis jätkub, et ei pea inimene tulema nagu mitu korda siia tagasi. Absoluutselt. No aga selge. Lähme siis anname auto üle ja siis kui valmis on, antakse teada ja vaatame, mis siis kõik viga oli. Jah, teeme kiiresti ja korralikult. Aitäh sulle! No nii, eile tein auto ära, täna sain kätte ja vaatame, mis autoga juba tehtud on saadud, et siin mõned asjad päris kolisesid ja tegid häält. Täna ja Karl ka juba tuleb, saamegi kohe uurida, et mis autol viga oli. No tšau! No tšau! No nii, jube kiirelt käis see värk, et eile tein täna juba käes, et... No auto hooldusremont peabki kiiresti käima, et mis seal ikka väga aega võtab. Mis te siis lõpuks ära tegite? Esisilla kolin tuli siis põhimõtteliselt Stabika vardast. Eks Stabika varras oli nihkunud siia juhi poole peale. Puksid polnud enam õige koha peal. Vahetusse läks siis terve varras koos Stabika kontidega. Ehk siis kolinad on kindlasti kadunud, et iseenesest lihtne ja kiire töö. Selle koha midagi rasket pole. Ja ees olid jubedad hääled käisid kuskilt lamavast politseinikust või kuskilt üle seitset, siis ikka kolksutas kõvasti. Jah, et noh, tagasilla poole pealt avasime veel amordi õlilekke. Ahaa, okei. Ehk siis võis isegi praegult täitsa toimida, aga kuna ikkagi pikem reis on ees, kiirteed, siis ikkagi, et auto oleks stabiilne ka kindlasti siin mitu tuhat kilomeetri pärast, et siis sai igaks juhuks neid ka ära vahetada. No isegi tead, ma ütlen, mitte ainult reise pärast, tegelikult on üleüldse nagu hea hoida enda autot ikkagi korras tähendab heas seisukorras, et mitte lasta tal nagu hullemaks minna, et pigem vahetada neid asju jah, siis kui juba hakkavad minema, mitte siis, kui lõpp on käes. Ja muidugi, et selle koha pealt ikkagi tavast ongi, et kui ikka mõni liigend on kulunud ja ikkagi midagi konkreetselt on lihtne vahetada, siis mõtleks see kohe ära teha. Aga noh, ma saan aru, et teil on kõik asjad laos olemas, et nii kiiresti saab tööd tehtud? No ikkagi, kuna Dodge on ikkagi meie jaoks ikkagi põhibränd ja nendega me kogu aeg siin igapäevaselt tegelema, siis on see hea nii meile kui ka kliendile, et auto, mis tuleb sisse, läheks ka tervelt välja.
Ja muide, ma siin ütlen ka sidebarina, et see ei ole, meie oleme küll Tallinnas, aga Tartus vist saab samamoodi käia ju. Ja, et Tartus on meil nüüd juba üle aasta avatud ja töö käib seal täiega samamoodi nagu siin ja ka ütleme, Lõuna-Eesti rahvas saab ka väga hästi sealt abi. Ja vanu autosid täpselt samamoodi, et minul on siin küll jah uus auto, aga vist põhiasi on teil ikkagi siin alla 90-ndate või vanemad niimoodi? No eks ikkagi südames ja manasi autosid remontida ja teha ja nendega iga päev tegeleda, aga ei, kõik, mis on ikkagi Ameerika, siis on ikkagi meie pärusmaa. Väga äge, jah. Ja üks asi veel. Teil on ka väga lahe rendiautode kogumik, et olen ka mina seda ühe korra kasutanud. Ma ei mäleta, mingil põhjusel tõin jälle hooldusesse ja siis ma mäletan, võtsin ühe Mustangi siit, et see on ka üks hea asi, et kui sa ise omad umbes nagu mina Dodge'i, aga vahel tahaks midagi muud kasutada, siis see oli väga vahva, et saad võtta Mustangi näiteks. Või ma ei tea, mis iganes. Suvel on meil Mustangeid siin ikkagi päris mitmed olemas. Suured mootorid, väiksed mootorid, mida igas keegi proovida tahab. Ja ka seal kastikate pool, et põhimõtteliselt kõik brändid on meil olemas. Et kui üks asi on asendusautona ja teine variant on see, et ta saab proovida lihtsalt võtta, mis vahe on näiteks Fordil ja GMC-l ja Ramil, et seda kõike on võimalik siin kogeda. Ja. Kuule, aga selge, aitäh sulle. Näeme järgmisel hooldusel siis. Ilust reisi! Aitäh! Muide teile, ma ütlen seda ka veel, et me tegime ühe podcasti osa ka siin American Beauty's Karoli ja Moonikaga, nii et vajuta siia kuskile lingile ja mine kuule. No kui auto madalaks saab, siis niimoodi, et kodut enam seal magada ei saa öösiti, siis tuleb ju panna ikkagi korralik velg ka, et mul tegelikult on väga haruldane, väga hea velg seal all, BBS RS Originaal aastast 91 veel, kus juures täitsa kleepsud on peal. Ja ma olin ammu tahtnud viia nad ühte kindlasse kohta remonti ja see on nüüd hea näide sellest, et kui kaua võib mõnel inimesel minna aega ostuotsuseni, et see ei ole üldse ettevõttes kinni, vaid et ma need väljad sain endale 2010 ja nüüd siis 15 aastat hiljem on ju, läksid väljad sinna remonti. Kiiret ei ole? Ei ole. No, tere, petroleedid! Tartlane on jõudnud Tallinnasse ja tulin siia oma suksuga kohale, et tuua siia väljad ja ma olen jõudnud sellisesse kohta nagu SP Studio ja lähme siis vaatame, mis nende velgedega mul saab teha. Ma pakun, et need on päris sõudsas seisukorras ja võib-olla tuleb meeletul hulgal eurosid siia kulutada, aga no kohe vaatame. Tere! Tõin teile ühed väljad. Tervist! Astuge edasi! No nii. Thanks. No vot, näed, siuksesse kohta olen siis jõudnud minu jaoks selline esmakordne kogemus üleüldse mingid velgi kuskil taastada või üldse tellida seda taastamist ja sellest on siin kindlasti palju rääkida ja ma arvan, et ma olen nagu õigesse kohta tulnud, sest väljad on BBS RS-id, mis on pigem haruldased kui tavalised ja igal ettevõttel võib-olla ei ole nendega koostöö või ütleme siis kogemusi ja seal juba käivad, võeti juba esimesse kontrolli. Kuule, aga tänud ja tänud. Siis näeme ilmselt siis, kui nad juba valmis on. No nii, väike vaheupdate. Võib juhtuda, et ei saa 200 valmis. Seega ma tulin vaatama, milliseid järgmisi variante on võimalik äkki võtta. Milline valikusse läheb? Mis te arvate? Ei tea. Variante on, mõtteid on, igal juhul juba põnev seiklus. Tegelikult jõudsid kohale koilid. Tegelikult said ju väljad valmis, lihtsalt hetkel ajukirurgia taga natukene on, mis on puhtalt ainult minu enda nii-öelda ajaraamist tulenev, ehk siis võib-olla liiga hilja viisin selle auto ikkagi sinna. Aga mine tea, alati on mingi lahendus, sõitmata ei jää. Pakkuge, meil siin mõned variandid on, ei tea. Loodetavasti ei lähe vaja treilat, et sealt tagasi tulla.
no vot, ehk siis... No Henri ütles just, ilus auto saab valmis siis. Ilus auto saab valmis kunagi hiljem peale reisi. Sest kahjuks ei jõudnud, et üks asi ei jõudnud, teine asi ei jõudnud, väljale pidi veel ikkagi pärreli uue tellima, mingid tollimaksud, värgid, möllud, särgid ja mingist hetkest oli siis juba selge, et ütleme siuke 3-4 päeva enne reisi, et see pill ikka ei saa valmis. Ja õnneks on mul neid Audi sõpru seal Tartus veel ja seal oli siis ühel sõbral üks S6 pluss lausa. Sellest minge siis ka vaadake see Audide jutt ära, et seal on sellest juttu. Mis aasta? Ta oli 97 aasta lausa. Viimane tootmisaasta. Täitsa viimane lõpuaasta, eriseeria tehtigi, et uus tuli peale. Nii et sai siis see, aga ega sellega ei olnud ka mitte midagi kerget, sellepärast, et see oli pikalt seisnud, sellel oli vaja, omanik teil ülevaatus ära ja see oli kõik ilusti tore. Tegelikult ei olnud, seal tuli välja, et sarniiri polt oli mingi vale kuskilt saanud ja sarniir lihtsalt loksus seal pesas sees. Selle ma siis ka Tartus siis käisin Forsis, ostsin uue õige poldi sinna, panin tolle alla. Siis loomulikult tehti seal ära hooldused, sai samamoodi pidurivedelik vahetatud, motul RBF 660 vastu ja muus osas oli nagu timm välja arvatud siis, et väike jaotusvedeliku leke oli, aga see lahenes ka nagu paisupaagi vahetusega, nii et selles mõttes see oli üsna hästi. Vana autot on hea remontidega, mis see paisupaak sul makseski? Vetikas oli 18 eurot. Õnneks on veel midagi saada, Hiinamaalt ikka tehakse neid juppe veel. Et sellega võib-olla veel nii hull ei ole kui minu omaga, aga jah. Nii et siis V8, manuaal, 4 vedu ja kliimat ei olnud, aga aknad käisid lahti, nii et sai hakkama. Kuidas te ütlesite selle kohta, et tõelised mehed... Seal selles autos ka põhimõtteliselt jah, sured nagu mees. Airbagid on, aga ma väga ei loodaks nende peale. Aga vahetult peale seda, kui sa auto olid, see oli selgunud, siis tegelikult oli meil viimane ettevalmistus veel teha. See kõige viimane lift. Ja selle sain ka mina siis sellel autol ikkagi ära tehtud, nii et siis, et reisiks oleks kõik ikkagi nice. Tšau, Märt! Tšau! Kuule, meil on nüüd siuke lugu, et me lähme sinna Austriasse, eks. Ja siis, kellega sa ikka räägid kui spetsialistiga, et peseme autod ju puhtaks ja bla-bla, vörtis on see põhi, see pesula, kõik käivad, seal lähme meie ka kindlasti, aga millega nagu pesta, et mida me siis peaks nagu kaasa võtma, et sul see tootevalik on mega lai, aga mis on niisugused basic asjad, mida võiks nagu alati mingil autoüritusele kaasa minnes, niisuguse autol kaasas olla nagu? Jaa. Näitangi praegu ära 2 asja, mis sul peaksid olema car show'le minnes olemas. Päriselt? 2 asjaga saad hakkama. Nii lihtsalt, no väga hea. 3. asi ka, mikrofiiberlapid ka. Aga asi number 1, Evolve Rinsels, see on siis kontsentraat, millest sa saad teha ülipalju puhastusvahendit. Näeb äge roosa sükke välja, seda sa lahjendad veega ja see vahend on meil siin peidus. Siukene on tegelikult tulemus. Roosast saad neoonrohelise asja. Ja see käib sul auto peale. Et jõuad üritusele kohale, siis pritsid autole. Siin me oleme pool kapotti ära teinud. Mikrofiiberlapile pritsid ka natukene, viimistled üle ja saadki auto show konditsiooni. Sellega saad ka natukene putukaid maha, nii et väga kenasti saad anda lõppviimistluse autoga kohale jõudes. No ja eelduseks on see, et alt on auto kunagi
napilt aega tagasi korralikult ära pestud, et seda ikkagi nagu pesu ta ei asenda, eks. Ja, et üritusel päris koha peal nüüd ei hakka kuu aega tagasi pestud autot uuesti alles pesema. Ilmselt ei toida. Raiskad aega ja natukene ebamugav ka, on ju. Ja paned plastikud, tuled, kõik asjad selle samaga. Ja isegi velgi võid puhastada, kui sa üritusel kohale jõuad. Lihtsalt jätta meelde, et siis sa ei kasuta sama mikrofiiberlappi auto peal, on ju. Et velje rauaosakesed, mis seal on piduri tolmust, siis need ei ole sul värvile päris tead. Okei, sellega saame siis nagu kerevärki, on ju, ja siis kere, klaasid, kõik, mis siin üleval on. Aga alguses on vaja nad kõigepealt puhtaks teha, on ju. Just. Et siis siin on see läige, eks? Ja, toode number 2 siis on sateen, mis ongi selline loomulik refi viimistlusvahend. Sellega saad siis koha peal mikrofiibriga refi viisakaks viimistleda. Ja vaadake, jumal äge, et ta on selline päriselt, nagu nimi ütlebki, satiin, on ju. Ta ei ole mingi high gloss, et mis ei ole selline rõve see silikooniläige, vaid ta on täitsa nagu on pakist võetud vileuus ref. Ja boonustoode, mida sina pead ilmselt enne üritusele sõitma hakkamist kasutama, on siis Apex spetsiaalne tugevatoimeline väljavahend, mis ühena vähestest ei lõhna nagu mädamuna. Ja, see on hea boonus alati. Ja kuna sul on tõesti üsna kaua ladestunud piduritolm, siis see on kõige parem asi selle jaoks. Ta on sellise paksu konsistentsiga, jääb sinna korralikult peale leotuma ja siis sa saad selle välja puhtaks. Aga alt ennem suurem kõnts šampooniga maha ja siis see poiss ei, selle sa pead esimesena peale. Kõigepealt see? Ja, see leotab kõik selle mustuse ja rauaosakesed maha ja siis pärast sa loputad üle. Võib-olla on väga must sul see velg veel, siis pritsid natukene veel ja siis teed šampoonipesu veel. See läheb otse nii, kuidas ta pudelis on, ja see on valmis kasutatud segu. Okei, ja selle läikega sama lugu, et see läheb ka otse tuubist ja seal ei ole mingid segusid midagi vaja teha. Ja, nii ongi. Ka jälle kaltsu peale ja... Täpselt. Ja nii oledki showks valmis. Ja, aga no vaata, see oli nüüd väga põgus ülevaade. Kui tegelikult tahate teada, mis nagu päriselt pikad jutud on, siis paneme sellest eraldi ja pikema klippi ka, paneme eraldi lingid siia-sinna, igale poole ja siis saate vaadata pikemalt, kuidas me räägime samadest asjadest, aga veits põhjalikumalt ja käime natuke seda muud värki üle. Et kui on teil autopesu mõtted peas, siis 100% see on see, mida teha tuleb. Just, nice. Täpselt nii. Aga lõpuks ongi jõudnud kätte see päev, kus panime mootorid hommikul mürisema ja võtsime suuna Austria poole. Mulle meeldib see plaan juba praegu. Ütles mees, kelle autot ei ole üldse konditsioneerinud. Siin autos ei peagi olema midagi, siin sured ka nagu meie. No, just siis on vaja kiiretada, kui ma siin avan oma pudel. Muidugi ei tea siis. Aga... ma olen kuradi 2 tundi oodanud seda. Vaadake nüüd sinna paremale poole ja põllu peale. Seal on need mingid vanad Vene hävitajad, lennuvoodjad. Mul oli kickdown ka teise peale, võime seal uuesti proovida. Kasper käis lühkis oma esiklaasis mingi ämbri ja liivapaberiga, aga me ikka proovime õiget naissi kraami. Vaatame, kuidas see toimib. See küll peaks olema maha loputatud, teeme pärast selle teise vahendiga üle. No, see töötab. Tee mingit äkka annegi. Vahivärki! Mine! Vahivärki! Ja kus suures ei pea kõõruma ega üldse mitte midagi. Ma proovin, ma teen siit pool. See on päris tõus. Paag on väga kohv. See on mingi vähe suurem poiss üldse. No see on... See on terve pere korral.
Kuule, aga tõesti, ega ei pea vajutama küll kõvasti praegu. Kontaktivaba, aga me tegime kontaktiga, aga lihtsalt ühesõnaga, et isegi tee peal niimoodi, jumala hästi toimib. Härra, mis teenus maksab? Palun, ise peate teenindama. Ise teenindus? Aga sul ei ole ise teenindus? Selles mõttes, et onu... Päris okei, massi märm on tankima. Jõkke. See aasta on nüüd palju just. Sul on päris äge see klaasikleeps ka, kus said? See tuli poest. Autoga kaasa? Tegelikult tuli autoga kaasa, ma pidin ise panema külgis. Ta oli nagu autos sees, lihtsalt paigaldas. Opa. Aga toimib ju jumala hästi. Väga hästi. Poleks uskunud. Kojameestega võrrud sa lihtsalt haian neid asju. Ilmselt kui laseks toimida natukene, siis mõne minuti või minutikese, siis läheks veel kiiremini. Aga juba see on nagu mega kiire puhastus. Ja siis kõigepealt tuleb läbida mitu riiki selleks. Kokku ju neid on lausa 6. Esimesel päeval ei olnud muidugi meil plaanis päris Austriasse välja sõita. No algselt oli. No igat Tšehhi oli meil unistuste target. Äkki jõuame, aga jõudsime siis kuhugi Poola. Jaa, õõtsusime Poolas. Ega see ka lihtne ei olnud selles mõttes, et Janne, või tüdrukute auto, siis Roosa muidugi, tiim Roosa. See ju siis Leedu-Poola piiri peal. Juba läks seikluseks. Jah, seal on väga uhked teetööd praegu. Ehk siis umbes 1,5 kilomeetrit on siis siukest peaaegu kiirteejuppi puudu ja nemad läksid veisi järgi. No see oli niimoodi, et me tegelikult olime ju enam-vähem kambakesi koos, aga me tankisime erinevates tanklates. No gaas versus bensin, jah. Sest gaasi ei olnud tihti Nestes on ju. Ja poisid jäid Nestesse ja meie läksime järgmisse gaasitanklasse. Ja me ilmselt ei ole väga head orienteerudad, sest me läksime veisi järgi. Ja kui tee läheb otse, siis sa keerad ikkagi veisi järgi. Ei, no aga veisis oli, et tee on suletud ja mina ei tea ju, kust maalt. Võib-olla sealt, kust mina sõitsin, ei paistnud, et ta suletud on. Pärast seda Kaspar ütles hea pointeri, et kui rekkad lähevad, siis mine järgi, et rekkajuhid teavad. Eriti kui on selle järgmise riigi numbrimärgiga rekka. Ta ei mõelnud. Küll ta teab, kuidas koju saab. Ei mõelnud. Aga ühesõnaga... Tulemuseks siis umbes pooletunnile tiituur. Väga ägedaid teed meil. Ei, väga lahedad teed olid üles. See oligi seal ummikutes, kui te ära kadusite seal? Pärast seda. Pärast seda, okei. See oli, meie sõitsime otse kilomeetri ja olime uuestigi Poola kiirtee peal ja nemad sõitsid. Olid ennast kraavi niimoodi külili visad, seda teed väsinud. Iga juhtub, jah? Ei, üks siis sama, jah. Ummik oli muidugi tummine, jah. See oligi see, et ma vaatan, et Kaspar läheb ees kuskil kaugel, ma sain siis ka sinna järgi ja siis vaatan, ahah, Janne ka tuleb. Ja siis mingi, et vaatan pööramisel, ei ole kedagi. Kadumine oli pärast. Ta oli pärast siis? Ta oli pärast. Nad sõitsid Nestes mööda meist. Ja nad sõitsid tänu veisile, tänu sellele, et nad veisi jälgisid, sõitsid nad meist tegelikult mööda. Me sõitsime mööda ja siis täpselt peale teid pöörasime paremale ühesõnaga.
vahva seiklus. Tegelikult ega selles mõttes teed olid lahedad ja ma ütleks, et toredam kui terve see aeg kiirteed uhada. Aga gaas jäigi tankimata esialgu, vaid siis tuli ju leida Poolast selline tankla ja kiirtee ääres seal kohe alguses Leedu-Poola piiri lähedal ei olnud siukest õigel kaugusel gaasitanklat, nii et me otsisime, kuna nüüd olime meie kõvasti ees, siis otsisime meie kuskil vaikse pisikese küla, kujutame umbes ette sellist Haapsalu teisipäeva õhtul, ilusal suvepäeval või ilusal sügispäeval. Jah, midagi siukest, et ühtegi inimest ei ole, üksik jalgrattur sõidab mööda kuskil. Meie lähme sinna, võtame süüa. No metrotekiga hea vaadata ka äpist, kus sa asud. Märgitud ära üks kindel huvipunkt. Teate ka, noh, eks omasugused tõmbavad ikka ligi, et värviline värvilisega või? Jah, et meid pidas kinni Poola politsei. Meie hullumeelsed seiklused saavad olla võimalikud ainult heade toetajatega koostöös. Nii et suur aitäh kõigile, kes te olete meie tegemistel õla alla pannud. Ja kui te tahate, et me jätkuvalt saaksime neid lollusi teha või neid veel rohkem teha, siis palun toetage meie toetajaid ja mine osta ka piisat siit. Ja kui sa tahad teada, miks meid politsei kinni pidas, siis kannata nädal aega ja saad teada.